Tallinna südames asub Viru keskus, mida kõik teavad, aga siin katusel on midagi täiesti uut. Täpselt, oleme siis siia valmistunud uue meelelahutuspaiga, kus siis saab väga mõnusalt aega veeta, nii sõprade seltsis, kas üksi, kogu perega, et aktiviteete jagub väga palju, väga lõbusaid, unikaalseid, mida ilmselt mõned ka siuksed, mida pole Eestis varem nähtud ega tehtud. Näiteks üks on niisugune põnev asi nagu pesapallisimulatsioon, mis on ilmselt esimene Eestis. Lisaks niisugused suured noolemängulaadsed jalgpallimängud, kus saab siis spetsiaalsete pallidega noolemängu mängida, pluss suviline kurling, väga uus ja unikaalne. Ja siis ka mõned korvpallimängud ja golfimängud, et tasub ise katsetada ja eksperimenteerida. Kindlasti jätkub meil siin ka väga mõnusaid värskendavaid jooke, maitsvaid burgereid, imeid jätsikokteile ja kõike muud suvist head ja paremat. Missuguseid häid burgereid siit saab? Siit saab põhimõtteliselt igasuguseid häid burgereid. Kõik võivad leida endale midagi meelepärast siit. Meil on vürtsikeid burgereid, meil on klassikaline juustuburger. Meil on ka mitte küll täiesti vegeburger, kuid ilma lihata burger. Meie burgerid on tehtud siis värskest veiselihast, mis on eelnevalt laagerdatud ja liha on siis spetsiaalselt tehtud burgerite jaoks. Sinna on lisatud rohkem siis veiserasva, et anda siis biffidele mahlakust ja head maitset. Kas on välja kujunenud ka kõige populaarsem burger? On. Kõige populaarsemaks burgeriks on meil kahtlemata Animal Style, mis on minu endalegi nagu üllatus, sest et see on suhteliselt terav, kuid rahvas on selle omaks võtnud ja see on top 1 meil. Ja see parkla on siis avatud ainult siis, kui ilm lubab. Just, et kahjuks küll, et niisuguse vihmase ilma puhul me oleme pigem kinni, kuid ikkagi ilusa ilma puhul oleme kindlasti avatud ja siin meil muru on alati roheline ja tasub kindlasti tulla proovima. Tulge kindlasti oma seltskonnaga, sõpradega, perega siia aega veetma ning mõnusalt ka päikest nautima. Parkla asub siis Viru keskuse 4. korrusel. Sissepääs on nii Estonia puiestee äärest kui ka Rahvaraamatu poest ja lisaks ka 4. korruse autoparklast.